et ma ei mäleta, kindlasti keegi saalist võib hüüda, et kes on see Eesti kuulus inimene, kes on öelnud, et me võime saada, kui me ei saa arvult suureks, võime me saada suureks vaimult. Et eriti kui ma mõtlen kõikide nende inimeste peale, kes on siit Lõuna-Eestist kohale tulnud, et need kõik 19 omavalitsust, kes siin ka osalevad selles kultuuripealinna programmis, et nad on tulnud siia täna selle mõttega, et siin räägitakse rahvusvahelistumisest. Teie kõik räägite sellest, nagu see oleks igapäevane. Miks oleks vaja minna rahvusvaheliseks, kui te ütleksite lihtsalt ühe lausega, miks on olnud teie jaoks oluline, miks te olete sellised valikud teinud, kas mõned aastad tagasi algusest peale, et miks on vajalik? Ma ei tea, Sirla, äkki sa tahad? Jah, et tänavakunst on nii niši asi. Eesti tänavakunsti ringkond on väga väike ja kui ma tahaksin rääkida tänavakunsti süvateemadest, siis ma lihtsalt ei ole teist võimalust, kui minna Eestist kaugemale ka ja samamoodi kutsuda neid kunstnikke Tartusse, et pakkuda ka teistele huvilistele, kes on samas positsioonis kui mina. Nii, ma ei tea, Tarmo või Priit? Ja ma võin rääkida. Ja nagu ma ütlesin, et see ei ole kunagi olnud nagu põhieesmärk, et see on niisugune alameesmärk, mis on aidanud seda põhieesmärki. Ja miks seda teha, rahvusvahelistumist? Et miks me seda teeme? See on ikkagi esiteks uudishimu, tahame teada, kuidas mujal on, tahame teada seda, et saada häid praktikaid endale laenata ja tulebki laenata. Nii see asi käibki. Ja teiseks, et inspireerida meie endi publikut sellest rahvusvahelisusest. Kui tuleb mingi välismaa esineja, see on alati inspireeriv ja kolmandaks, et me saaksime määratleda ennast, kus me siis sellel kaardil oleme, et mida mujal tehakse, mis meie see erilisus on, et me saaksime selle paremini defineerida. Ja siis me saaksime seda veel süveneda, et me jumala eest ei lahustuks. Et siis me teame, et me ei lahustu. Ja Priit? No kõige lühem vastus vist oleks, et kui teisiti ei saa, siis tuleb rahvusvahelistuda. Et kui väga vaja ei ole, siis pigem mitte. Aga on lihtsalt mõned alad, kus teisiti ei saagi. Et selles mõttes need ongi, kogu süsteem on rahvusvaheline ja et olla kuidagi osa sellest maailmast, siis sa pead suhtlema rahvusvaheliselt. Vastasel juhul sa ei ole osa. Ja kutsun üles tõesti, hakkan kohe ka siit nüüd küsimusi võtma, et praegu siin on 3 inimest praktikut, küsige hästi praktilisi küsimusi, ma kasutaks seda kohe ise ära. Tarmo, kuidas saavutada tulemust, et kas või 3. pärimusmuusikafestivali külastajatest jääksid linna külastama pidevalt? No mina olen festivali korraldaja, et kui keegi tahab korraldada Viljandis veel, siis tulebki korraldada, et oleks nagu põhjust jääda. Et kindlasti peab olema neil põnev midagi avastada veel, et kui festival pakub neile see 4 päeva seda kogemust, et põhjust tagasi tulla. Et see küsimus on nagu vale nurga alt, et ka mina teen seda, näiteks küsimus võiks olla nii, et ma teen seda ägedat asja Viljandis, et kuidas ma saaks ka neid välismaa külastajaid sinna või teiste linnade külastajaid, et siis ma saaks sellele vastata. Aga niipidi ei saa, et see iva peab olema ikka seal kõigepealt, siis saab alles mõelda, et mida siis, kuidas selle teadmisega siis jõuda publikuni. Siis Priit, kas Lõuna-Eestis on huvitavad etenduskunsti tegijaid ja produtsente? Muidugi on, igal pool on. Veel kord, et eks ole, et vaja on ruumi ja võimalusi. Ja nende ruumide ja võimaluste loomine on nii kunstnike enda kui ka kogukonna asi. Ja nii on. Neid tegijaid on igal pool. Ja nii nagu me päeva esimeses osas räägiti, et pigem on probleem selles, et nad lähevad minema siit, kui neil ei ole võimalusi. Ja on maailmas väga-väga palju näiteid sellest, kuidas tõesti väiksemad linnad kui Tartu on võtnud enda kohe ülesandeks selle, et me toome mingisuguse kunstniku, loome talle võimalused siia meie linna, et siia tullakse teda vaatama. On niimoodi Soomes olnud ja nii edasi ja nii edasi.
näiteks alles hiljuti kuulsin ma ühest projektist, kus üks väga-väga kuulus Euroopa lavastaja tänu sidemetele teeb ühe lavastuse Paides ja seda mängitakse ainult Paides. See on tema kui kuulsa lavastaja ainuke nõudmine, et seda saab mängida ainult Paides. See tähendab seda, et me kõik peame sinna minema. Ja see on minu meelest just ka väga hea näide sellest, et kuidas selle kaudu saab. Paides seda ei saaks teha, kui ei oleks kohta, kus seda teha. Ja seetõttu mina arvan, et üks Tartu 2024 eesmärk olekski see, et pärast seda aastat või juba ennemgi oleks Tartus kohti, kuhu saan mina tulla vaatama Tallinnast. Muidugi oleks veel toredam, kui läheks mingi rong pärast seda ka tagasi, mis on väga tähtis. Ma käin väga tihti Helsingis vaatamas teatrit, sest et sealt tuleb laev tagasi. Sama sõidupikkus. Sealt tuleb laev tagasi õhtul Tartust nagu nii ja naa. Et need on kõik niisugused pisikesed asjad, mille peale ei mõelda siis, kui mõeldakse ainult oma kogukonna inimeste peale. Ja ma lihtsalt kommentaariks ütlen, et ma tean, et ühe suure kultuuriasutuse juht Tartus on võtnud ühendust Elroniga ja küsinud, et kas rongid võiks sõita ka, ma ei tea, mis kell 8 vist läheb viimane rong, et siis Elron ütles, et jah, kui 500 inimest see suur kultuuriorganisatsioon tagaks sinna rongi, et siis kindlasti see rong võiks sõitma hakata. Aga kui sina rääksid kohtadest, et siis tänavakunsti jaoks on kogu linn on koht. Järgmine küsimus ongi Sirla sulle, et Tartu tänavakunsti eestvedajad on ka Põlvas ja mujal festivali teinud. Et mis on selle kogemused ja publiku vastuvõtt? Nüüd on väga palju kutsutud erinevates linnades sama asja tegema, et väga meeldib tänavakunsti idee, aga näed, meie linnas ei ole, tulge tehke ka. Ja meie kogemus ongi see, et kui on see kutsuja väga entusiastlik inimene, kes tõesti tahab, siis õnnestub see koostöö. Aga kui me lähme ise ja ütleme, et me nüüd toome teile tänavakunsti, sest et teil ei ole, siis tekib selline plokk ja seda on hulga keerulisem teha. Siis ma ei tea, kuidas te ise oma festivale nimetate, kas nišiürituseks või massiürituseks. Et mina vist ise nimetaksin neid mitte massiüritusteks, aga küsitaksegi, et kas rahvusvaheliseks muuta on lihtsam nišiüritust või massiüritust? Nišiüritust, loomulikult. Sa pead leidma samas nišis olevad inimesed. Ja nagu ma ütlesin ka ennem, et tänapäeval on seda palju lihtsam teha kui aastakümneid tagasi. Et oli väga keeruline korraldada asju näiteks, kui pidi faksiga töötama. Et see on et me peame sellega nagu ajaga kaasas käima ja aru saama, ja seetõttu need nišid muutuvadki tugevamaks, sisemiselt tugevamaks, jällegi mitte suuremaks ilmtingimata, vaid nad saavad üldse koonduda. Jah. Tarmo. Niši või massi. Kummad on lihtsam rahvusvaheliseks muuta ja ma ei tea, võib-olla sa võid kommenteerida, et kas te arvate, et Viljandi folk on massiüritus? Kuidas võtta? Et mõne jaoks on, mõne jaoks ei ole, ega mina ei ütlegi siin praegu, mis ta on. Et tegelikult ma arvan mõlema üritusega, mis see eesmärk on rahvusvahelistumisel, jällegi küsin, et miks seda peaks tegema, et kui sa tahad oma asja, sa oled nišiüritus, sa tahad oma niši jääda ja sa leiad, et rahvusvahelistumine aitab seda. Ma olen kindel, et sa leiad need meetodid, kuidas seda teha või massi, kuidas siis jõuda nagu suurema publikuni, et selleks on ju tehnoloogiad olemas, et turundusse kõvasti raha ja küll rahvast tuleb. Sirla? Meie puhul ainuke võimalus ongi rahvusvaheliselt seda teha, sellepärast, et see on nii vähe inimesi on Eestis, kes nii tegutsevad tänavakunstiga. Ja minu arust see ongi selline hea trump väikelinnadel, et mitte üritada konkureerida suurte massifestivalidega, vaid leida see väike asi. Siis väga praktiline küsimus, mida oleks isegi küsinud, et millest alustada, et muuta üks kohalik kogukondlik festival või üritus rahvusvaheliseks. Millest teie kunagi
alustasite sellisel juhul? No ma alustasin oma sõnavõttu sellega, et me kutsusimegi välismaalt õpetajaid. Me kutsusime inimesi, kes on oma ala professionaalid, aga omas riigis oma kogemusi jagama. Ja see inspireeris nii palju, et me saime ise muutuda nii-öelda läbi aja siis järjest targemaks selles valdkonnas ja lõpuks ise kogemusi jagada. Nii, millest sina, Sirla, alustaksid? No mul oli täpselt see esimene väliskunstnik, kes tuli, et see üks, et eelmine aasta meil oli 12. Et see üks esimene väliskunstnik muudab väga palju. Balto Skandal ei ole kunagi olnud, tähendab, on kohe loodud rahvusvahelisena, et ta ei ole olnud kunagi kogukondlik üritus, ta algas Pärnus. Nii et selles mõttes ma ei isegi oska kuidagi vastata sellele, et kuidas kogukondlikust. Aga näiteks Kanuti Gildisaali puhul, et see oli nagu paratamatus? Minu meelest rahvusvaheliseks üks asi on ka see, et mitte ainult esinejad ei tee asja rahvusvaheliseks, vaid ka publik. Ja loomulikult ei saa mõelda, et kodumaal, ma ei tea, kaasaegsest etenduskunstidest mitte hooliv turist äkki nüüd Eestisse tulles mõtleb, et lähen nüüd vaatama kaasaegset etenduskunsti. No ei, et ta peab ikkagi olemagi kuidagi seotud. Festivalid on minu meelest üks, mida Sirla ütles ka väga õieti, festivalid on ka mitte ainult publikule, festivalid on ka tegijatele. See on tegijate kokkusaamise koht, kus üksteisest saadakse inspiratsiooni ja see on võib-olla mõne festivali puhul isegi veel tähtsam kui see, et kas seda vaatab nii või naa palju publikut. Sellepärast, et see sõltub. No Balto Skandal on jõudnud selle publiku arvuni, mis on umbes 5000, sellepärast, et nii palju on saalides kokku kohti. Siis me peaksime paluma ehitada Rakveresse suurema saali ja kas ta siis enam oleks Balto Skandal, on küsimärgi all. Siis küsimus Tarmole, et kui paljud folgi esinejad käivad akadeemias õpetamas ja ma võib-olla küsiks nagu laiemalt, et kui palju ikkagi kogu seda folki nagu toetab see, et seal on ka Viljandi Kultuuriakadeemia, et see on tegelikult ju laiem kogukond inimesi, kes sellega seotud on, kui ainult see festival ise. Et see tulebki selgeks teha, et kogu see pärimusmuusika liikumine, mis algas 30 aastat tagasi, on siis Kultuuriakadeemia, Viljandi pärimusmuusika festival, Eesti Rahvaluule arhiiv. Need on need 3 vaala, et kui üks on nendest puudu, siis seda ei oleks juhtunud. Et see on nagu väga tihe koostöö. Et kõik on nagu, ütleme, et Viljandi festival inspireerib siis noort tegelema selle muusikaga. Põhjalikumalt saab seda õppida Kultuuriakadeemias, aga see iva nii-öelda, et väga vähe on meil elus rahvapillimehi, kelle käest õppida. Ehk siis see iva, see side selle elust traditsiooniga peitub Rahvaluule arhiivis, kus saab seda inspiratsiooni. Ja seda inspiratsiooni saab oma muusikasse tuua, muuta oma muusika eriliseks ja katsetada jälle rahva peal. Viljandi pärimusmuusika festival, selline taastootmistsükkel ongi toonud selle pärimusmuusika tagasi meie ellu. Aga see, et kui paljud käivad õpetamas, nendest, kes esinevad folgil, ma saan aru, et need... Tähendab, kui me valime esinejaid, siis me mõtleme niimoodi, et võiks olla, need esinejad võiksid olla nagu õpetamisfunktsiooniga, et nad suudaksid seda teha, et nad teaksid oma maa muusikast, oma kultuurist piisavalt palju ja oskaksid seda edasi anda, see on väga tähtis. Et nad võib-olla ei ole Kultuuriakadeemias kõik õpetajad, aga meie enda õpitoobade programmis või et kui nad räägivad ajakirjanikele või oma fännidele oma muusikast, nad peavad olema väga kursis, et muidu me neid ei kutsu. Oli vist sai nüüd. Siis küsimus Sirlele, et kuidas tuli üldse mõte teha tänavakunstifestival ja kas ei ole mõelnud kunagi kutsuda välismaalt tegijaid tänavakunstifestivalil, et seda teist olete, eks ole, teinud, kutsunudki neid väliskunstnikke, aga et ma loodan, et ma sain küsimusest õigesti aru, aga et kust tuli mõte seda festivali siis teha? Jah, seda ma ka mainisin natukene, et me tegime selle esimese festivali, et Eesti tänavakunstnikud saaksid omavahel kokku. Et tal oli uhke nimi festival, aga tegelikult me 3 päeva lihtsalt joonistasime kõik koos. Ja see energia, see vibe on tegelikult jäänud, et me saame kõik omavahel kokku ja joonistame ja et kõige tähtsam on see, et kõigil on tore olla ja siis sünnivad ka ägedad need kunstiteosed. Siis lihtsalt üks vahepealne kommentaar, see on vist Mart Normetile, kes on palutud Valga ja Valka kaksiklinnade festivalile, et teemad koha peal edasi arendada. Aga
on tekkinud ka selline küsimus, et millal võib siis näha Stensibility, Balto Skandali ja Viljandi muusikafestival või Viljandi folkfestivali siis ühist rahvusvahelist projekti. Ja palun on ka hüüdnud küsimärgiga, nii et selle vastu on tõeline huvi. Me võime rääkida sellest küll, ega selles mõttes, et mul on selline uus mõte praegu, et ma kohe nagu imestan selle mõtte üle ja et peabki selles mõttes, et ma arvan, et see on üks nendest asjadest, mis tuleks kohe ilma koosolekust kohe ära teha. Ma tahtsin öelda selle eelmise kommentaarile lisaks, et ma tean, et Poolas on üks väga kihvt festival, on matusefestival. Seal on see matusekultuur nagu luubi all, et igast asjast annab teha küll sellise vaatamisväärsuse. Et nüüd ma olen nende küsimustega siin jooned alla tõmmanud, aga ma ikkagi küsiks siis mõningaid küsimusi, mis mul endal tekkisid, et juba Tarmo ütles siin... Ma tahaks ka ühe naljaka festivali näite tuua, et minu meelest nüüd on juba ära tehtud, aga aastaid üritati teha halbade etenduste festivali. Ja kõik nagu turundusspetsialistid ütlesid, et täiesti probleemivabalt müüme kõik saalid välja. Küsimus tekib, kes tahaks tulla sinna esinema? Kus ma pean ütlema, et ka mul on tehtud seda ettepanekut, et ka draamafestival võiks olla ühel aastal halbade lavastuste festival. Ma ei ole seda väga tõsiselt kaalunud, aga võib-olla... Aga siin on ka, minu meelest siin on ka see näide, et mis on turunduslikult mõjuv ja kas siis ka sisuliselt. Siis Tarmo tegelikult tõi selle välja, et see, mida te pakute nendele välisesinejatele, et see on täpselt see nii-öelda täisteenus, nad tulevad, nad tunnevad ennast väga hästi ja sa rääkisid sellest tsüklist, mis tekib. Neil on tore, publikul on tore, see on nagu vastastikune energia. Aga võib-olla ma küsiks teie käest ja võib-olla sa tahad veel täiendada. Mis on see põhjus, miks tahetakse teiega teha? Miks need rahvusvahelised inimesed tahavad teiega koostööd teha? Nüüd kiitke ennast või kiitke ennast või öelge need väga praktilised asjad, mida võib-olla igaüks saab teha selleks, et olla nagu hea partner. Ma ütlen Viljandi kohta, välisbändid helistavad mulle ja tahavad tagasi tulla. Põhjus, miks nad tahavad, on meie publik. Sest see on nii mega kogemus nende jaoks. Kui noored hüppavad, nad on nagu rockstaarid seal festivalil. Seda ei juhtu mujal maailmas nende jaoks. Et see on nagu nii erakordne, et nad tahavad seda veel kogeda. See on meie puhul see põhjus. Jah, publik kindlasti, aga suhtlema peab. Et see, nagu me ennem rääksime ka, et see rahvusvahelistumine tähendabki seda, et sa oled nagu selles üldises kogukonnas sees. See tähendab, et nii nagu ka päeva esimeses öeldi, et sa peadki reisima ja peadki suhtlema. No teisiti ei tule. Et kui sa lihtsalt oled koha peal ja mõtled, kuidas saada suuri nimesid või häid lavastusi, kuidas sa siis tead, mis need on. Sest et ju, kui niimoodi hästi banaalselt öelda, et kui sa tahaksid teha tuua ühte maailma kõige paremat etendust, siis sa ju ainult ühe etenduse saaksid tuua. Et ülejäänud ju ei ole enam head, kui on nüüd üks hea. Et järelikult sa pead kuidagi valima neid ja selleks, et valida, mida suurem sul on see, millest sa saad valida, see baas, siis seda omapärasem see valik tuleb. Ja teine on Balto Skandali puhul alati on see, et see on väga erakordne festival kogu Euroopas, sest see toimub ainult 4 päeva. See on rohkem nagu Viljandi pärimusmuusikafestival või nagu rockfestival, et kui sa tahad kõiki etendusi ära näha, mis festivali kavas on, siis sa pead vaatama 4 päeva jooksul iga päev 5 etendust. No see on raske, kui mitte võimatu. Aga see tunne, mis sellest tekib, pluss siis juuli alguses veel natuke ka valge tööd, et see on kindlasti üks asi, mis toob nii publikut välismaalt Balto Skandalile kui ka kunstnikke. Ja kunstnikud muidugi tahavad, et sinna tuleks ikka teised kunstnikud või teised samal erialal töötavad. Et kindlasti Viljandisse
tullakse ka sellepärast, et sinna tulevad teised festivalide juhid, kes siis neid näevad, et tekib ikkagi see suhtlus. Festival on ikkagi eelkõige suhtlus, et nii suhtlus kunstniku omavahel kui suhtlus publikuga. Sirla. Meie puhul on üks tähtis trump järjepidevus, et tegelikult Stensibility on üks Euroopas kauem kestnud tänavakunstifestivale, et 11 aastat on, see ongi sellest, festival on kestnud sellest ajast peale, kui tänavakunst üldse Eestisse jõudis ja selle järgi leitakse neid üles ja teine on ikkagi see inimlik kontakt, see, et soovitatakse need inimesed, kellega meie kohtume, kui me reisime ja see lihtsalt suust suhu liikuv informatsioon. Tarmo juba ütles ka, et sulle helistatakse ja öeldakse, tahetakse tagasi tulla, aga et kui palju te üldse peate nii-öelda otsima esinejaid ja Priidu kohta vähemalt teatriringades kõik teavad, et ta on legendaarne festivalidel reisija ja veedabki pool aastast välismaal, aga et kui palju te peate otsima, kui palju pakutakse ja mitu tulevikufestivali teil juba valmis on? Kui palju, ma ei oska ka nii arvuliselt väljendada ennast, et piisavalt palju, et saada seda programmi kokku. Võib-olla mingi 10 reisi aastas äkki. Aga ma väga valin, selles mõttes ma ei lähe nagu huupi. Et ma tõesti vaatan seda festivali programmi, kuhu ma tahan minna või kuhu mind kutsutakse. Et kui ma ei leia selle ühtegi pidepunkt, siis ma ei lähe. Aga samas ma tean seda, et festivalide puhul üks fenomen, miks on festival äge üldse nagu selline kultuurisündmusena on see, et sa lähed võib-olla mingi nime peale, mis sa nagu tead, aga seal on palju teisi asju ka. Ja sa võib-olla üllatudki positiivselt, nähes seda teist asja, mida sa ei ole kunagi läinud vaatama muidu. Et sellepärast ongi festivali hea, sa nagu avastad asju, mida sa muidu või kunagi läheks vaatama. Et selles mõttes ma väga hindan seda festivali kogemust ja ma tahan pakkuda oma külastajatele ka seda. Mul on nagu see kogemus, et isegi kui ma lähen välismaale mingil teistel põhjustel, siis ma ikka kuidagi satun selle tänavakunstiga kuidagi kokku ja tekivad mingid kontaktid ja ühendused, mis kuidagi jõuavad Stensibilityni välja. Priit, kas tahad? Ja ma käid tihti tõsi üha enam valin ja ökoloogilistel kaalutlustel umbes 5 aastat tagasi jätsin ära ühe etenduse pärast sõitmise. Aga loomulikult ma valin, kuhu ma lähen ja üks peale nende nimetatute, üks on veel see, et kui ma usaldan selle festivali kuraatorit, ma umbes tean, ma tunnen teda kümneid aastaid, ma tean, kuhu poole tema liigub, siis ma seda tahan näha ja sest, et ma arvan, et ma sealt võin leida midagi, mis sobib ka minu veregrupile. Siis kui me päris alustasime seda, et siis tuli kuidagi jutuks või mina tõstsin selle Kultuur 2030 teema, et mulle tundub ka, et ikkagi kohalik omavalitsuse toetus on väga oluline festivalide puhul. Ma mäletan kunagi, et mingisuguses Facebooki vestluses tuli jutuks, et kas Tartu toetab või ei toeta. Mulle tundub, et Tartu linn iseenesest on päris hea kultuuri toetaja. Et millised teie kogemused on nende oma kohalike omavalitsustega ja Tartu puhul tõesti, et Tartu linn soosib ka tänavakunsti, mulle tundub. Et kui oluline on see koostöö ja kuidas te olete saavutanud või on üldse niimoodi, et Rakvere teater või Rakvere linn toetab ja Viljandi linn seda festivali tegemist toetab? Meie kogemus või ma ütlen selle võib-olla, et nagu festivali tehes kuskil, see peab olema nagu maksimaalne toetus sealt kogukonnast. Need inimesed, kes seal elavad, peavad seda tahtma. See linnavalitsus või vallavalitsus peab seda toetama, siis on ainult võimalik teha. Et mõnes mõttes vallavalitsus, linnavalitsus ongi nagu selle kogukonna peegeldus, on ju, et nad ju teevad valijate huvides oma asju, kui peaksid tegema. Et meie puhul on küll see nii, et me oleme nii kokku kasvanud selle linnaga, et linn näeb, et meie sündmuse puhul neil on nii palju võita sellest, et nad soodustavad igal võimalikul juhul ja kutsuvad arutelule ja võtavad arvesse. Ja ma ei kujutagi ette, kuidas see teistmoodi saaks olla, et kui peaks piike murdma. Priit, sinu kogemus? No ma natuke ennem rääkisin ka, et sellega nagu super hästi ei ole, aga nad, kuidas siis öelda, nad ei sega ka. Et mis on ka iseenesest juba hea, sest et me teame Rakveres ühe filmifestivali puhul nad tahavad lausa segada. Et
noh, jah, et see sõltub ikkagi natukene sellest, et sellest linnavalitsusest, et võib-olla seal on see probleem ka natukene, et see kohalik kogukond ei ole, kui mina hakkasin Baltoskandrit tegema, siis oli kohalikku inimest oli umbes 10%, käis vaatamas. Küll oli seal pool Tartut ja pool Tallinnat ja Soome ja Riia ja kõik muud kohad olid kohal, aga kohalik oli 10. Nüüdseks on see, viimasel aastal vist oli natuke üle 20%. Et ühesõnaga natukene see abaneb. Aga jah, no see on keeruline, aga seda ei taheta ära anda. See on, Baltoskandel on üks niuke festival ka, nagu ma ütlesin, ta algas Pärnust, siis umbes 8 aastat tagasi saatis Pärnu linnapea kirja, et nüüd on niimoodi, et palju te raha tahate, tulge tagasi Pärnusse. Me ei läinud. Sest et see on ikkagi seotud ka teatriga, aga minu meelest see on niisugune suurem küsimus, et palju üldse kohalikud omavalitsused peaksid kultuuri toetama, palju riik, see on juba riigi poliitika, palju riik peaks kohalike omavalitsustele seda raha andma, millega nad saaksid toetada ja nii edasi. Ja mul on selle kohta näiteks näiteid, et neid suuri teatreid ikkagi nendes väikestes omavalitsustes väga ei toetata. Tartus on meil see teistmoodi, aga Pärnus, Viljandis, Rakveres, see ikka päris nii ei ole. Seal pigem vaadatakse, et see on kuskil riigi raha, ärme meie sinna paneb riik raha. Ja samas on mul olnud ühe Eesti linnapeaga vestlus, et aga kui juhtuks niimoodi, et see projekt läheb läbi, et teie saaksite kogu selle raha, mis riik kulutab endale, et siis teie saaksite ise öelda sellele väikelinna teatrile, mida te tahate, et see teater teeks. Siis selle peale öeldi kindel ei, sest et see on veel üks vastutus ja kellele seda vaja on. Sirla, sinu kogemus? Mina olen väga rahul koostööga Tartu linnaga, sellepärast, et me ikkagi kompame väga neid piire, et Stensibility tegeleb väga tihedalt illegaalse tänavakunstiga ja selle õigustamise ja seletamisega. Ja ma olen ise ka tegelikult väga üllatunud olnud, et millega kõigega me oleme ära pääsenud või mida meil lubatakse siin teha. Ja siis, kuna tegelikult on 1 minut 6, ma küsin veel viimase küsimuse ja läks täiesti praegu blank. Tahtsin tegelikult küsida seda ja sellel nädalal on väga popp on tsiteeritud Tõde ja õigust, et kus meile öeldakse, et inimesed on võib-olla kiuslikud ja ei oska väga hästi koostööd teha, et palun lükake see ümber, et kas see on õpitav, kas see oli teil veres, et te suudate teha koostööd ja rahvusvahelisel tasandil koostööd? Ja minu jaoks on see Tõde ja õigus üldse mingi Põhja-Eesti mõtteviisi peegeldus, et see ei ole nii, ja ma ei ole sellest kunagi aru saanud ja nii kui koolipõlves ka lugesin seda, ma ei saanud aru üldse, kuidas see võimalik on. Ja rääkisin ma vanaemaga sellest ja küsisin, et kuidas ikka vanasti tööd tehti ja ütles, ei, tema ei mäleta töö tegemist. Et tema mäletab, et saadi nagu külaelanike kokku ja pandi koos kartulit ja võeti üles, juba lõbus oli kõik see. Ja ta küll ei kujuta ette, et kuidas kõige teistmoodi saaks seda teha. Et ma ei oskagi rohkem kommenteerida. Ja tead, et lõunaeestlastel on see veres. Mina ei ole ka ise tartlane. Priit. Ma arvan, et rahvusvaheliselt on koostööd palju kergem teha kui... Ja Sirla, sul on võimalus. Väga hästi öeldud. Ma ei tea, mulle üldiselt inimesed meeldivad, seda mulle meeldib koostööd nendega teha. Ma arvan, et see on väga positiivne lõpp sellele tänasele päevale, et aplaus panelistidele.